Vaevalt, et kellegil tuleb kohe meelde, millal sellel aastal on vastlapäev. Vastlapäev on sellel aastal 17. veebruaril. Sinna on aga aega veel küll. Kui aga vaatame, mis toimub kaubanduses, siis vastlakuklite müük käib juba täie hooga. Vastlakukkel on väga oluline toode meie jaoks, sest kui tuleb lumi ja jaanuari alguses, siis on Eesti klient valmis vastlakukleid ostma. Ja Rimis me müüme ligi 300 000 kuklit aastas, nii et on väga oluline artikkel meie jaoks. Teil on üks hea võrdlus, et siis kui lumi maha tuleb, siis hakkab eestlane vastlakuklit ostma, on see nii? Ta lumega müüb rohkem, aga kui lund ei ole, siis jaanuari algus on ikkagi see, kus klient tuleb vastlakukle poodi otsima. Ja see, et tegelikult oleks kõigile aru saada, on vastlakuklid valmimas siin Rimis ise, et te ei osta neid kuskilt koha pealt sisse ja teil ei ole ka mingisugune selline kuskil suur hange, vaid te teete need ise. Meil pooled vastlakuklid, mis Rimis müüaks, on meie enda tehtud. Nad tulevad igas poes ahjust ja on väga mitu poodi, kus me teeme nad sõna otses mõttes otse taignast. Ja siin on hea ka märkida seda, et näiteks 100 kukli valmistamiseks otse taigen kokku segades tuleb aega, läheb 2,5 tundi. Nüüd on tegelikult ajalooline moment, sõbrad. Me läheme Eesti Rimi juhiga siia samasse kööki ja hakkame vastlakuklit tegema. Hommikul ta võttis 2 tundi vaba aega endale, et meiega vastlakuklit teha. Ole hea, juhenda. Ja vastlakuki taigna kerkimine võtab aega juba 1 tund, eks. Nii, aga siin on meil siis taigna segamismasin. Et siit siis on tõesti meie suuremates hüpermarketites võib leida üle Eesti seda, kus me tõesti segame jahu ja koostisained kokku ja siit siis valmib see taigen. Ja taigen siis ise tuleb sellisena, kui ta on juba kerkinud, et siis see võtab aega umbes tund aega, kui siis masin kerkib, meie pagar aitab meid siin, et olgu siin ka märgitud, meil on Eestis tööl üle 160 pagari. See on väga suur armee. Jah, ma usun, et me oleme üks suuremaid pagarite tööandjaid. Ja see on siis kuklisegamismasine ja siin on tõesti päris vahvalt ta võtab paar minutit aega, et sinna tulevad juba valmis kuklid. Niimoodi või? Jah, niimoodi. Selline masin. Ma mõtlesin, et ta teeb mingisugused vormid kuidagi midagi välja. Palun väga. See ongi kukli tegemise masin. Rosinaid ka sisse pannakse? Ei, rosinaid ei panda. Et Rimis me teeme 3-suguseid kukleid. Ühed on tavalised kukli, mis on siis vahukoorega, siis on moosiga, siis on martsipaniga. Ja olgu siis ära mainitud, et pooled kuklid on moosiga. Et moosõiga kukkel on kõige suurem tegija. Sealt, mis masinast tulid, need olid sellised plönnid lihtsalt väiksed, aga siin on juba kuklimõõt käes. Siin on juba täitsa kuklimõõt peal. No ja siis me saamegi vaadata, mis on siis juba need kuklid, mis on ahjust välja tulnud. Siin siis ahjus kuklid keeglevad selle sama masina alt, nad siis tulid ja siin on küpsamine käib ilusti ja kerkimine ja see ei ole ka vist pikk protsess. No tahjus ei ole väga pikka aega, et üsna kiiresti käib see protsess. Kui oluline nüüd kliendi jaoks on ikkagi, et millal ta siis peab poodi tulema, et kõige värskemad kuklid saada? Me teeme seda praegu siin ikkagi hommikul. Kas see hommik ongi selline aeg, kus te küpsetate? Me teeme päeva jooksul kogu aeg neid. Ja kõikides Rimides on meil ahjud olemas ja kuklid ahjudest tulevad ja koha peal siis tõesti lõigatakse see katus maha, pannakse moos ja pannakse vahukoor peale. Et päeva jooksul tulevad kogu aeg värsked. Täpselt, kuidas nagu tarbimist on ja siis küpsetatakse uuesti peale, nii et aga tegelikult ütleme 100% hommikul on ikkagi kõige ehedamad värskemad. No jah, võib-olla kui täitsa kell 8 hommikul tulla, siis alati ei pruugi olla valmis. Natuke hiljem. Mitte teile head tarbijad. Hommikul on kõige värskem kukkel. Ja olgu mainitud, et me eelmine aasta müüsime Rimis kokku vastlakukleid ligi 300 000 ja see aasta on siis kindel eesmärk ületada siis see kogus, et üle 300 000 kukli on meil eesmärk müüa. Ja hinnad ei saa ju mainimata jätta toidukaupade hinnad. Just, et oleme pingutanud ja oleme see aasta täpselt samad kukli hinnad kehtestanud Rimi toodetele, mis olid eelmine aasta. No see on kindlasti klientidele suur asi, väga rõõmustav. Kas me saame ise ka natukene siin seda kuklimütsi maha lõigata ja ma tahaks ka proovida, kuidas see käib. Siin on juba martsipani täidis sees, et siia võid peale pritsida vahukoore. Aga see käib kõik silma järgi või? No siin on ikka kaalu järgi, aga lihtsalt kogenud pagaril on juba... Mina panin vähem vist ju. Kaal on käpas. Siin läks järjest vähemaks siin. Aga siis endale saab mütsikese peale panna ja siis ka vahukoorele tuksuhvi panna peale. Siin on ükskõik, niisugusele paned mütsike.
kuna vastlapäeval ikkagi see müük 5-6 kordistub, siis on põhimõtteliselt kõik Rimi töötajad on kauplustes pagarid. On ka või? Jah. Toote tööjõudu juurde niimoodi? Meie endal kontoris tulevad inimesed appi kaupluses ja me ei jõua neid ära teha muidu. Kuidas sa lihtsalt niimoodi raputad? Võta siit ja natuke raputa pealt. No. Ma vaatasin teiste pealt, kuidas seal teistel on tehtud. Teistel on natuke, nüüd läks sinna, näed jälle. Mida lõpupoole on, seda heldemaks inimene läheb. Need lähevad karpidesse ja siis tavaliselt ongi, me pakime need siis 2 kaupa ja 4 kaupa ja siis on nad külmletist on siis saadaval. Aga kas ütleme selle kukli valmistamise perioodil, nüüd kui ütleme kliendi vaatest võtta, et kas see ei tähenda seda, et mõned teised tootegrupid, mis on teil ka oma pagaritööga ja tooted ei kannata näiteks, et lihtsalt ei jõuta teha muid asju. Noh, näiteks siin on ju saiakeste valik ja kõigi muude valik on ju väga suur. Jaa, võib nii küll juhtuda, et ahjud on kõik kinni kuklite alla, aga kukli nõudlus on nii suur, et see on kõige olulisem ja fookus on paigas. Need lähevad tegelikult veel siis pakki, on ju? Jaa, need lähevad pakkimisele. Pakitakse ka siin koha peal kindlasti kohe ilusti ära ja siis nad lähevad sinna ette. Need on jah läbipaistvas plastikpakendis on, et oleks kliendile see kukkel visuaalselt hoomatav iga külje pealt ja siis nad lähevad külmletti, kust juba võib võtta, aga see on kindel, et alati nad värsked on. Need kuklid, mis mul õnnestus teha või katta, on juba kellegi poolt ära söödud, aga usun, et uued on juba valmis.